Müstikakoole on kokku üldse 7 maailmas, aga 6 neist on suletud ja nad kõik siis asutati, no tegelikult oli 7 oli suletud, aga 97. aastast on see 7 siis kõigile avatud, et inimkond jõudis teatud tasemele, kus oldi siis valmis nagu neid iidseid saladusi, mis on olnud läbi aegade saladuskatte all, et neid siis nagu vastu võtta ja rohkem praktiseerima hakata. Ja tegelikult on olnud veel ajaloos, on olnud üks müstikakoolidest avatud Egiptuse ajal ja Londoni oma oli ka mingi aeg. Ta tuleb siis, kuningas Salomon oli see hästi, hästi tark ja võimas maag ja kuningas, kes siis tegi sellise asja, et ta kogus kokku, ta tegi tolleaegse ühe maailma suurima teadusliku eksperimendi. Ta kutsus kokku üle maailma siis paarkümmend tuhat inimest, kõik šamaanid, teadjad, selgeltnägijad, tervendajad, kõik üle maailma erinevatest kultuuridest, erinevatest traibidest ja kaardistas ära, mida nad oskavad ja mis töötab, mis ei tööta. See oli umbes 30 aastat kestis pikk ja hästi suur eksperiment. Ja põhimõtteliselt ta võttis ära, kaardistas ära kogu maailma nagu sellise praktikat, süsteemi nagu teadmised, mida kasutatakse, mis töötavad ja lisaks oli tal teadmine ka siis ja tarkus ja inimesed seal tema ümber Hermetixi liinist, mis on siis 8000 aastat tagasi läheb Hermes Trismegistuseni, kes selle kõik nagu maa peale tõi ja ära struktuuris. Lisaks võttis siis sealt veel teadmised ja praktikad ja siis kombineeris, pani need kõik kokku, testis jällegi läbi, mis töötab, mis ei tööta, mis nagu sellised universaalsed iga inimese peal nagu tulemust toovad ja siis struktueeris need kõik omakorda ära. Et sealt kasvus välja siis iidne sessioon eluaktivatsioon, mida ma teen ja Eestis veel 6 terapeuti või 6 tervendajat teevad. Ja siis ka müstikakoolid, et struktueeris kõik need teadmised ka müstikakoolidesse ära ja igale osale pani siis oma nagu vastutusala. Ja siis jah, sealt nagu asi läks edasi.